näituse üheks alguspunktiks on minu pikaajaline lugupidamine nii Narva kunstiresidentuuri vastu kui ka valitud kunstnike loomingu vastu. Need tunnete portreenäituse 3 kunstnikku on Liidia Hannah, Diana Tamane ja Jevgeni Solotko. Näituse ettevalmistamise ajal nii omavahel peetud vestlustes kui ka kohtumistel oleme siis 4 loojana teineteise mõttemaailmadele lähemale püüdnud liikuda, seda teadlikult. Teineteise loomingust ja isiksustest ühisjooni otsinud ja üksteist inimestena aina enam tundma õppinud. Seega see näitus ei lähtugi konkreetsest kuraatori positsioonist, vaid on lasknud pigem kunstnikel seda protsessi sama palju suunata ning nende loomingul siia narti põimituna kokku voolata. Selle näituse raames panevad kõik kunstnikud välja vähemalt ühe uue teose või ka mitmest osast koosneva suurema ruumiinstallatsiooni. Ja olemegi siis narti ruumid ära jaganud üks ruum ühele suurele mitmeosalisele installatsioonile. Nart on oma hübriidsuses väga huvitav ja mõnus keskkond, olles peaasjalikult nii näitusemaja kui ka residentuur. Saavadki siin kokku sellised huvitavad elemendid ja juhtumised, et nii kunstnikud ise näitust ehitades või ka residentuuris olles elavad samas majas, kus elavad kas nende või teiste kunstnike teosed. Et mingil määral on nad siis galeriiruumis võrdsed oma teostega või nad ei ole neist niivõrd lahus, kuna nad asustavad seda sama hoonet ja nad elavad nii nagu nende teosedki samas majas ehk siis siin Narva kunstiresidentuuris. Näitus on ellu kutsutud Nartis just seetõttu, et nii sellel organisatsioonil kui ka tema töötajatel on võimalus residentkunstnikel, külaliskuraatoritel lasta kokku kasvada ühe näituse või muu sündmus ettevalmistusprotsessis, mida väga paljudel teistel organisatsioonidel sellisel viisil ei ole võimalik, et just soodustada loojate palju tihedamat mõttevahetust kui muidu. Et mulle tundubki, et siin majas koos elades ja näitust ehitades, töötades, saunas käies, süüa tehes, puhates, jalutades ja nii edasi, et see soodustabki mingil teisel viisil inimeste natuuride tundmaõppimist, mida me muidu ilma sellise osata näituse majas kunagi kogeda ei saa. Näituse arendamisel oleme me ka pisut kuulda võtnud 13. sajandi Pärsia luuletaja ja mõtleja Ruumi ideed, et inimolemine on võrreldav külaliste majaga, kus erinevate emotsioonide näol laekuvad igal hommikul uued külalised, keda siis inimene peaks kõiki ka kiuslike lävel tervitama, sisse kutsuma, sest lahkudes teevad nad jälle ruumi järgmistele, uutele ja ka parematele emotsioonidele. Ja mulle tundub, et see konkreetne mõte, et meie ise inimestena oleme täidetud nii mitmest elemendist ja nii paljudest tunnetest, tegelikult kordub laiemas plaanis ka siin samas majas. Teatavas mõttes aktiveerime nii meie siin näituse ettevalmistusprotsessis kui ka teised kunstnikud enne meid ja pärast meid Narva kunstiresidentuuri ka sellest mõttest lähtuvalt võõraste majana, seda kõige paremas mõttes, et siin oma loomingu ideede ja emotsioonidega välja vahetada eelmisi, lisada eelmistele mõtetele ja olla teatavaks eelkäijaks siis ka järgmistele kunstnikele, disaineritele, arhitektidele, muusikutele ja nii edasi, keda Nart alatasa distsipliinide üleselt siis võõrustab. Kunstiresidentuuri kui selles ajutiselt elavate ja töötavate loojate kokku kasvamist soodustava keskkonna puhul on mulle oluline, et see on lugupidav ja toetav vastastikku. See on veel ka mingis mõttes inspiratsiooniks, et nendest kollektiivsetest kogemustest kasvavad välja palju täpsemad maailmatunnetused ja ka isiksused. Võrreldes sellega, kellena me siia majja saabume, et mitte ainult ei tööta me loojatena enda emotsioonide, vaid ka kolleegide ja teiste inimeste omadega.